Tere, mina olen perearst Laura Brett. Töötan Tallinnas Linnamõisa perearstikeskuses. Samuti esindan perearste Haigekassa juurde loodud kliiniliste otsuste tugisüsteemi töögrupis. Selle loengu eesmärk ongi teile natukene tutvustada kliiniliste otsuste tugisüsteemi. Vaatame selle struktuuri ning mida need erinevad ikoonid seal tähendavad, kust mingi info tuleb. Ja eelkõige muidugi vaatame, kuidas ta aitab meil meie patsiente käsitleda. Selle jaoks, et see oleks teile natukene huvitavam, siis olen otsinud 3 patsiendi lugu. Need on kõik multimorbiidsed patsiendid. Ja läbi nende lugude siis uurimegi otsuste tugisüsteemi võimalusi. Sedasama loengut tegin ma 2020 aasta Eesti Perearstide Seltsi sügiskonverentsil, seega võib-olla mõned teist on seda juba kuulnud. Tahan veel rõhutada ka seda, et kõik need patsiendi juhud ei ole kindlasti ideaalsed patsiendi käsitlused, aga meie rõhk ongi just sellel, kuidas see tugisüsteem saab meid aidata. Aga vaatame siis meie esimest patsienti. Et tegemist on siis 48-aastase mehega ja siin on reas ka tema kroonilised haigused. Nendeks on siis hüpertooniatõbi, teise tüübi diabeet, mis on tüsistunud polüneuropaatiaga. Samuti on tal astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Lisaks on ta rasvunud ja aastaid oleme olnud hädas tema kroonilise valuraviga. Tema raviskeem on järgmine, päris palju ravimeid, aga siit leiab siis nii vererõhuravimeid kui ka diabeediravis kasutatavaid insuliine. Talle on endokrinoloogide poolt määratud ka teise tüübi diabeediravimeid, aga neid ta pole ühtegi võtnud väidetavalt kõrvaltoimete tõttu. Samuti on tal 3 inhalaatorit, kolesterooliravim, valuravis siis hetkel 600 mg ibuprofeen, sest see aitab patsiendi sõnul kõige paremini. Ja nagu ma mainisin, siis tõesti selle kroonilise valuraviga oleme me hädas olnud juba aastaid ja ta on käinud sellepärast ka valuravikabinettis ning võtnud väga erinevaid valuvaigisteid. Näiteks amitriptiliini, tuloksetiini, tramadooli, oksukoodonit, pregabaliini ja nii edasi. Aga praegu on ta jäänud siis ibuprofeeni juurde. Ja õhtuti kasutab teinekord siis une jaoks kvetiapiini. Siin on mõned tema objektiivse leiu näidud, et vererõhk enam-vähem, kehamassiindeks on tal suur, ta suitsetab juba üle 30 aasta. Glükohemoglobiin on referentsväärtuste piires, kolesterool on üle referentsväärtuste, aga kui vaadata tema retseptikeskust, siis ei kasutada oma statiini regulaarselt, sest mõned retseptid on ära annuleerunud. Neerunäitajad on korras, seetõttu luban tal ka seda ibuprofeeni võtta. Ja nagu ma ütlesin, olen valinud siia siis multimorbiidsed patsiendid ja miks siis just nemad? Sellepärast, et multimorbiidseid patsiente käib meie juures isegi kuni 80% konsultatsioonidest. Või 80% konsultatsioonides esmatasandil on seotud multimorbiidsete patsientidega. Ja iseenesest see multimorbiidsus ei ole ju diagnoos, millel oleks mingeid hästi defineeritud kriteeriumi, vaid see tähendabki seda, et esinevad mitu haigust koos ja tavaliselt on need siis kroonilised haigused ja krooniline haigus omakorda on siis üldiselt selline terviseprobleem, mis kestab aastaid, aastakümneid ja nõuab järjepidevat tegelemist. Ja kuna populatsioon järjest vananeb, siis neid multimorbiidseid patsiente on meil üha rohkem. Siin paremal diagrammil on ka hea illustratsioon sellest, mis on need top diagnoosid, mis multimorbiidsetel patsientidel esinevad. Ja see top 5, hüpertensioon, rasvumus, diabeet, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, astma. Kõik need diagnoosid olid ka meie esimesel patsiendil olemas. Mis on need väljakutsed siis nende multimorbiidsete patsientidega? Et kui vaatate ka seda pilti, siis kindlasti esimene mõte, mis kõigil tuleb, või võib-olla mitte esimene, aga mingi märksõna, mis kindlasti läbi käib peast, on sama polüfarmakoteraapia. Et kõik need koostoimed, kõrvaltoimed, alaravimine, üleravimine, raviskeemid keerulised patsientidele, hinnad, ravimite hinnad, et see kõik on tohutu kulu ja väljakutse nii tervishoiutöötajatele kui ka patsiendile
patsientidele endile. Samuti, mis see väljakutse on, et meil kipub meditsiinis olema selline ühe haiguse keskne orienteeritus. Et näiteks, kui me võtame kas või ravijuhendid, et tavaliselt nad käsitlevad ikkagi ühte haigust korraga. Aga need multimorbiidsed haiged, seal on ju väga palju erinevaid haigusi ja me peame kogu seda taustsüsteemi ja seda konteksti arvestama, kui me nende raviskeeme sätime ja uuringuid ja mida iganes neile siis pakkuda tahame. Samuti aeg ja raha, mis kulub nende multimorbiidsetega tegelemise peale. Et ühesõnaga, need multimorbiidsed patsiendid on sagedased tervishoiu kasutajad ja nad on suur koormus nii tervishoiule ja tegelikult ka patsientidel endil on keeruline ja raske. Ja kuidas siis nendega paremini toime tulla ja hakkama saada? Kuidas nende väljakutsetega hakkama saada? Et üks abivahend võikski olla seesama kliiniliste otsuste tugisüsteem. Ja mis probleeme ta peaks siis lahendama? Et üks asi see haiguse orienteeritusest võiks tõesti jõuda me sinna patsiendi kesksusele ja seda kindlasti kliiniliste otsuste tugisüsteem aitab. Sellepärast, et ta arvestab just selle konkreetse patsiendi diagnoose, temale määratud ravimeid, tema objektiivset leidu, tema laboriandmeid ja vastavalt sellele siis annab soovitusi, mis on just konkreetselt sellele patsiendile mõeldud. Siis see info, mida meile seal kuvatakse, on tõenduspõhine ja ta pidevalt uueneb. Ja läbi selle, kui me järgime neid soovitusi, võiks ju tõusta ka ravikvaliteet ja ka raviohutus, patsiendi ohutus. Ja kuna see info on kõik meil seal samas oma töölaual kogu aeg reaalajas olemas, siis me peaksime ka aega päris palju kokku hoidma, et ei pea enam kulutama pärast vastuvõttu seda aega, et surfata kuskil Google'is ja siis nuputada, kas see info, mida ma sealt loen, on usaldusväärne või mitte. Et seal otsuste tugisüsteemis ma tean kindlalt 100%, et ma võin seda infot usaldada. Ja kui me hoiame kokku aega ja ravime õiget patsienti kõige õigemal ajal, kõige õigemate meetoditega, siis lõppkokkuvõttes võiks ka tervishoiukulud olla väiksemad. Mida on kindlasti oluline mainida otsuste tugisüsteemi puhul on see, et ta on abivahend, et ta valmistab ette otsuste tegemiseks vajaliku info, aga selle otsuse teeb ikkagi lõpuks see meditsiinitöötaja. Et ta ei tee meie eest meie tööd ära ja ikkagi lõpuks meie otsustame, mis on õige, mis on see kõige õigem. Nii, aga lähme tagasi meie esimese patsiendi juurde ja tema otsustaja riba peal vaatamegi seda, kuidas otsuste tugi on struktureeritud. Et siin on jaotatud siis 3, et see esimene osa on meeldetuletused, teine osa on vastunäidustused ja 3. osa on ravijuhendite lingid. Meeldetuletused omakorda on siis märgitud 3 nii-öelda leppemärgiga, et see punane kolmnurk on hoiatus, kollane ring on meeldetuletus ning hall ring on soovitus. Siis teine ja siis vaatame veel edasi osasid neid meeldetuletusi, et näiteks siin vasakul ongi näidatud mitmed amiodaroonraviga seotud meeldetuletused. Minu patsientidest väga vähesed, võib-olla 1-2 inimest kasutavad seda amiodarooni ja seetõttu mul ei ole alati meeles, mida kõike ma neile tegema pean, sest seda tuleb nii harva ette ja mul on väga hea meel, et see otsuste tugi annab mulle neid meeldetuletusi, et ole hea, tee need analüüsid ära, tee need uuringud ära. Et läbi selle võiks ju patsiendi ohutus tõusta ja ravi kvaliteet tõusta. Siis siin keskel näeme ühte meeldetuletust, kus ütleb, et viimase aasta jooksul ei ole vererõhku regulaarselt mõõdetud ja peaks seda tegema. Et meile on tulnud ka küsimusi seoses selle meeldetuletusega, et meditsiinitöötaja on öelnud, aga ma olen mõõtnud rõhku, et miks ta mulle sellist meeldetuletust annab. Otsustugi saab aru ainult struktureeritud infost. Kui see vererõhk on kirjutatud kuskile vaba tekstina, siis otsustugi sellest aru ei saa. Et kui see vererõhk on struktureeritud väljal objektiivse leiu all seal lahtris, kus ta peab olema, siis otsustugi leiab ta ülesse. Sama kehtib ka kehamassi indeksi kohta.
ja siin eelmisel lehel oli näha ka see üks hoiatus, et sellel patsiendil on südame-isheemia, tõbi lisa aspiriin. Et samamoodi on tulnud küsimusi, et ta ju sööb aspiriini või et ta sööb paratsetamooli, et miks ta mulle sükest meeldetuletust annab. Et see on sellepärast, et need on käsimüügiravimid ja otsustugi ei saa mitte kuidagi kuskilt teada, et nad on need ravimeid välja ostnud ja et nad neid söövad. Seetõttu kahjuks ta meile selliseid meeldetuletusi annab. Ja kui mõni meeldetuletus tundub siuke veidi imelik, et kas see on ikka päris õige ja kus see pärineb, näiteks siin all paremal on madala glükohemoglobiini kohta meeldetuletus, siis on võimalik neid algallikaid vaadata siit sinise i-tähe alt. Et kui vajutada sinna nupule, siis ta viib meid EBMEDS portaali sinna samma selle algoritmi lehele ja juhib meid algallikateni välja, nende uuringute või ravijuhenditeni, kust see algoritm pärineb. Et kui keegi tahab nagu täpsemalt lugeda, siis on tal see võimalus olemas. Ja siis siin samas i-kastikese kõrval on ka üks pruun ümbrik, et see pruun ümbrik on nüüd selle jaoks, et kui on mingi meeldetuletus, mis ikka tundub täiesti jabur või on seal mingit inglisekeelset teksti, mida seal ei tohiks olla, et siis on võimalik otsustoesüsteemile saata kirja. Ja sealt läheb siis automaatne kiri, et selline algoritm oli ja see tundub mulle vigane. Et seda võib ka käsitsi saata. Et selline algoritm oli ja see tundub mulle vigane. Aga lähme edasi. Siis see keskmine osa, see vastunäidustus, et see tekitas hästi palju küsimusi alguses, kui kevad 2020 see otsustugi meile töölauale tuli, et mis vastunäidustused need on. Aga see esimene rida seal, see perindobriil amlodipiin indapamiid on see ravim, mida patsiendile on kirjutatud. Siis see teine rida, see rasvastunud maks on see diagnoos, mis patsiendile on pandud ning kolmas rida on siis see vastunäidustus sellele ravimile. Ja kus see tuleb? See tuleb ravimi infolehelt SBC-st. Et kui võttagi see sama perindobriil amlodipiin indapamiid ravimleht lahti ja vaadata sealt vastunäidustuste alapeatükki, siis on seal kirjas, et raske maksakahjustus on selle ravimi vastunäidustus. See ongi üks nendest kohtadest, kus nagu arst peab ikkagi ise ka mõtlema, et kas tegelikult ka see vastunäidustus esineb või ei esine. Sest et see diagnoos rasvastunud maks ei tähenda kohe seda, et tegemist on raske maksakahjustusega. Ja antud patsient ka võib oma rohtu rahumeeli edasi võtta. Aga kui näiteks paari aasta pärast tal ikkagi kujuneb raske maksakahjustus, siis mina olen väga tänulik selle eest, et see otsustugi mulle sellise teadaande siia annab ja siis ma saan vajadusel raviskeemis ravimuutusi teha. Nii, nüüd see kolmas osa sellest otsustoe ribast on siis ravijuhendite lingid. Ja kui patsiendile on pandud mingisugune diagnoos, näiteks siis krooniline valu, ja kui sellele diagnoosile on mingisuguseid ravijuhendi linke, siis need kuvatakse ka siinsamas otsustoe ribal. Kui on mõni diagnoos, millele ravijuhendi link ei ole, siis teda lihtsalt siia ei kuvata. Ja kui on olemas Eesti Haigekassa ravijuhendeid, siis need on alati esimesel kohal ja sinna vajutades viiaksegi meid siis kohe ravijuhend.ee leheküljele sinna samma ravijuhendisse. Aga näiteks see kroonilise valu ravijuhend, et esiteks see väike nooleke, mis seal ees on, kui sellele vajutada, siis avanevad need ravijuhendid täpsemalt ja kui sealt valida nüüd see krooniline valu, siis ta viib meid Synbase portaali. Kui te sinna sisenete esimest korda, siis te peate tegema endale registreeruma kasutajaks. Aga edaspidi läbi meie oma tarkvara saate juba automaatselt uuesti sisse logima ei pea. Aga kui tahate näiteks õhtul kodus sealt midagi lugeda, siis lähete lihtsalt lehele synbase.eu ja logite sinna sisse oma kasutajanime või muude vahenditega. Ja siit keskkonnas siin lehel on siis võimalik lugeda juba ravijuhendeid. Ja siin on ka teisi põnevaid asju, mida siin kohe hakkame lähemalt ka uudistama. Ja nüüd meie teine juhtum. Räägime siis 53-aastasest mehest.
kes tuli minu juurde plaanilisse kontrolli ja temal on kroonilistest haigustest hüpertooniatõbi ja krooniline hepatiit ning samal vastuvõtul avastasime tal ka kodade virvenduse. Tema raviskeemis peaks olema siis ramipriil hüdroklorotiasiidiga, mida ta retseptikeskuse alusel küll igapäevaselt ei kasuta ning samuti siis esomeprazol, mida ta kuuridena vajadusel kasutab. Siin mõned tema objektiivsed leiud, et vererõhk on tal kõrge, kehamassiindeks on korras, ta suitsetab juba väga pikalt. Audit testis sai 10 punkti, aga ma kahtlustan, et see punktiskoor tuleb tegelikult oluliselt kõrgem. Tema glükohemoglobiin on korras, kolesterool on referentsväärtuse piiril, neerunäitajad korras ja maksanäitajates siis GGT on referentsväärtusest kõrgem. Ja siin on siis tema haigusloo kuvatõmmis, et meie kasutame Linnamõisas perearst 3 ja selle vaade näeb siis selline välja. Ja siin paremal punase kasti sees on siis see otsustoe riba. Ja tema puhul tekkis mul siis probleem sellega, et tal on hepatiit, tal on GGT kõrge, kas ma võin talle antikogulanti peale panna. Ja üleüldse enne kui kodade virvenduse puhul antikogulanti määrata, tuleb arvutada siis CHA2-VAS skoor, H-spleet skoor. Aga et kiiresti jõuda sinna ravijuhendisse, siis panengi talle kohe siin keskel on see diagnooside lisamise moodul, et lisada siis diagnoos I48, siis tekib sinna paremale otsustoe ribale ka kodade virvenduse ja laperduse ravijuhendite linkide alaosa. Ja siin mainingi korra, et kui te veel tähele pole pannud, mis üldse trigerdab seda otsustoe otsingut, siis see ongi näiteks, kui me lisame uue diagnoosi, kui me kirjutame uue retsepti või kui me avame haigusloo. Ja minu arvates ongi hea nipp see, et kui tahad mingi diagnoosi kohta lugeda, aga isegi patsiendil seda ei ole näiteks, aga sa kahtlustad seda, et siis pane see diagnoosikood ikkagi ära, siis ta kohe sulle sinna otsustukke tuleb, saad kohe sinna otse sisse minna, sinna ravijuhendisse, lugeda selle kohta. Muidugi, kui pärast see diagnoosi kinnitu, siis peab olema meeles see diagnoos ära kustutada. Sest vigade parandusi meie Eesti süsteemis on väga keeruline teha. Aga igal juhul, kui nüüd võtta see otsusetoe riba nüüd lahti ja vajutada jällegi sellele väiksele kolmnurgane seal kodade virvenduse ja laperduse diagnoosi ees, siis avaneb terve pikk rida erinevaid ravijuhendeid. Ja siin ongi näha, et see Eesti Haigekassa ravijuhend on esimesel kohal. Aga mind huvitas just see antikogulantravi näidustused ja rakendamine ja see on siin täiesti eraldi olemas. Ja kui sinna vajutada, jõuan jälle sinna Synbase'i portaali ja seal siis alapeatükk antikogulantravi näidustused ja saangi juba täpsemalt lugeda. Ja nagu juba enne mainisin, siis see CHA2-VAS H-spleet hästi oluline skoor, mida peame kindlasti arvutama. Ja kuidas ma sinna siis saan? Et seal samas Synbase'is on üks alamenüü punkt on kalkulaatorid. Ja kui nüüd sinna sisse vaadata, siis on see väga palju erinevaid eestikeelseid kalkulaatoreid ja patsiendi küsimustikke. Siin samas on see CHA2-VAS H-spleet, on ka astmakontrolli test, on E2 nii eesti kui vene keeles, on näiteks IPSS ja neid kõike saab ka PDF-kujul välja printida ning patsiendile anda. Et näiteks E2 me ise ju ei hakka täitma patsiendi eest, et siit on hea seda välja printida. Et ei pea kuskil sahtlites sobrama või ma ei tea, kolleegilt minema laenama või kuskilt üldse guugeldama. Et siit leiab väga kiiresti. Nii, liigume nüüd meie viimase patsiendi juhu juurde, et räägime siis 76-aastasest mehest. Tema diagnoosideks siis mandlipahalomuline kasvaja. Selle diagnoosi sai ta aasta tagasi kevadel. Lisaks oli tal kaasuvatena suhkrutõbi, teise tüübi diabeet, hüpertooniatõbi, krooniline neerupuudulikkus, prostatahüperplaasia ja uneapnoe. Ravimitest kasutas tema perindopriil amlodipiini indapamiidi, nebivolooli, tamsuloosiin tutasteriidi, atorvastatiini ja metformiini. Ta pöördus meie juurde juuli alguses probleemiks jalgade tursed. Kuna tal olid need tursed tekkinud, siis esimese asjana korjati sealt raviskeemist ära amlodipiin ja lisati torasemiid. Aga selle ravi muutuse foonil tal ikkagi
vererõhud olid väga madalad, et seal 103, 62 ja isegi madalamad ja teda ennast vaevas tohutu nõrkus, et see oli nagu põhiline, mida ta kaebas, oli see tohutu nõrkus. Kõik see raviskeemi korrigeerimine seal 2020 suvel käis ka telefoni teel, sest et ta samal ajal käis onkoloogide juures ja ta oli ikkagi nii nõrk, et ta eelistas ka telefonikonsultatsioone. Pluss lisaks see koroonaaeg, kuigi suvel oli rahulikum, aga ikkagi, et ega ise ka väga teda sinna meie juurde ei tahtnud kutsuda, kui sai telefoni teel hakkama. Ja siis, kuna tal ikkagi need vererõhud püsisid madalad ja tal oli see nõrkus, siis see raviskeemi veelgi ümber tehtud, et korjasime raviskeemist ära nebivolooli ja kuna tursed olid läinud, siis ka selle torasemiidi. Siis oktoobri lõpus andis ta onkoloogil analüüsid ja seal selgus, et tema GFR on oluliselt langenud, et 32 peale. Enne oli see ikka üle 60. Tema kusihape oli kõrge ja tal oli hüponatreemia. Mida siis nüüd edasi teha? Et kui vaadata tema haiguslugu ja tema otsuse tugeriba, siis siin on näha, et just nende vastunäidustuste all on kirjas, et metformiin on vastunäidustatud raske neerupuudulikkuse korral. Temal, meie patsiendil siis GFR 32 ning samuti perindopriil amlodipiin indapamiid vastunäidustatud raske neerupuudulikkuse korral. Aga mida siis edasi teha? Et tal on ju ikkagi vähemalt veresuhkruravi vaja. Aga seal Synbase'i portaalis on olemas selline väga tore abivahend, see on üks minu lemmikumaid selle portaali, või tegelikult kõige lemmikum selle portaali osa, ongi ravimite peatükk. Sinna otsingu ribale saab sisestada kogu patsiendi raviskeemi korraga. Nagu näete, siia ka olengi pannud see tripliksam, kombotartat, torvastatiin, metformiin, kogu tema raviskeem. Ja siin saab otsida nii brändi nimetusega kui ka toimeaine nimetustega neid ravimeid. Siin vasakul näete, mis erinevad need alapeatükid on, mida hakkame koos siis läbi käima, et sealt saab vaadata koostoimeid, kõrvaltoimeid, neerupuudulikkusega seotud infot, raseduse ja imetamisega seotud infot. Et raseduse ja imetamise osast me täna ei räägi, aga siin on tõesti, et kui on vaja teada, kas imetav ema või rase naine võib mingit ravimit võtta, siis see on suurepärane koht, kus seda infot otsida, väga soovitan. Nii, aga praegu oli teemaks siis just see neerupuudulikkus ja see hüponatreemia. Ja kui minnagi sinna kõrvaltoimete ossa, siis seal näitab kohe ära, et siin paremal kõige viimane veerkongi naatriumi tasakaal. Ja siit on näha siis, et torasemiid, perindopriil, indapamiid, kõik mõjutavad seda naatriumi tasakaalu ja võivad tekitada hüponatreemiat. Ja temal saigi raviskeemist see torasemiid ära korjatud esimesena. Ja neerupuudulikkuse osas, et kõik tema ravimid siin järjest reas ja mis siia neerupuudulikkusele siis kõige rohkem, missugune ravim siis kõige rohkem siin praegu, mis tuleks ära vahetada, on siis see metformiin. Ja siit saab vaadata siis seda täpsemat infot, et siin paremal on see avatäpsem info. Ja patsiendil siis GFR 32, siin jällegi on kirja, et vaata lisainfot ja see lisainfo on siin samas all. Ja kui keridagi natuke allapoole, siis seal ongi kirjas, et maksimaalne ööpäevane annus GFR väärtusega 30–44 000 milligrammi päevas. Ehk siis selle patsiendi metformiini annus sai ka vähendatud. Ja kui vaadata veel, mida siis metformiini asemele panna, et kui nüüd ta ikkagi ei peaks üldse sobima, et siis kui veel allapoole kerida, siis on seal portaalis ka kenasti näidatud, et mida siis võiks selle metformiini asemel kasutada. Muidugi seal on ka ravimeid, mida meil Eestis ei ole, aga on ka neid, mida meil Eestis on, et küll midagi leiab. Et väga soovitan seda minna uurima ja kasutada ja kindlasti väga hea abivahend just multimorbiidsete patsientide käsitlemisel. Aga mida meil siis veel on tulevikult oodata? Et sinna samma otsustoe ribale kõige üles meeldetuletuste ette peaksid lähiajal lisanduma ka need kalkulaatorid ja patsiendi küsimustikud, mis on antud patsiendiga seotud. Et näiteks, kui mul ongi kodade virvendusega patsient, siis kalkulaator Charles-Vask-Haas-Bled ongi mul seal kohe ülevalt kiiresti leitav, et ma ei pea läbi Synbase'i portaali kalkulaatorite minema neid otsima. Samamoodi peaks tulema sinna diagnoosivaate link ja ravimivaate link. Et need on siis kohad, mis koondavad
et see diagnoosivaade koondab siis patsientide diagnoosid ühte kohta kokku ja ravimivaade patsiendi ravimid ühte kohta kokku. Et näiteks siin on üks näide sellest, milline see diagnoosivaade tulevikus võiks välja hakata nägema. Et vasakul on need diagnoosid ja siis näiteks konkreetse diagnoosiga seotud siis konkreetsed meeldetuletused või ravijuhendid. Aga seda meil veel täna ei ole. Loodame, et varsti tuleb. Ja ma ise väga loodan, et mingi hetk kunagi me saame ka selle perearsti nimistu analüüsi funktsionaalsuse ja soomlased seda juba kasutavad. Et siis oleks võimalik võtta välja, sõeluda välja neid kõige suurtemate terviseriskidega patsiente ja siis vaadata, missugused sekkumised neile kõige paremini toimiksid, mis kõige suuremat efekti annaks. Et sellised toredad funktsionaalsused on veel täiesti olemas. Ja lõpetuseks, et kõige olulisem on ikkagi see patsient, kes meie vastas seal kabinetis istub, et me teda ära ei unustaks, et kõigepealt tuleb ikkagi kuulata ära, mis tema ideed, mured, ootused on ja see on väga tore, kui meil on IT-vahendid, mis aitavad neid ootuseid ja muresid paremini, mis aitavad nende muredega paremini toime tulla ja õigem ravi õigemal ajal patsiendile leida. Aga head kasutamist teile kõigile!